Räägime siis ka natukene vigade haldusest, mis on JavaScriptis suhteliselt sirgjooneline, kui sellesse nüüd mitte väga sügavuti minema hakata. Ja tavaline try catch, nii nagu kõikides muudes keeltes, töötab ta siis ainult runtime'i vigade jaoks, ehk need, mis kuskil tööd tehes tekivad, kompilaatori vead siia kohale ei jõua. Või sellised nagu syntaksi vead on ju, ehk siis ainult need vead, mis siis päriselt töötava koodi puhul esile tekivad. Ja saate teist sealt tagasi endale error objekti, mille sees on alati kaks asja, name ehk siis errori viga ja message ehk siis mingisugune kirjeldus sellest, millest see viga siis parasjagu teil tuli. Saate ka ise vea üles tõsta ehk throw on ka täiesti olemas ja läbi selle saab siis kommunikeerida nagu kõikides muudeski keeltes. On ka siis valmis ehitatud objektid olemas errorite jaoks. Error, syntax error, reference error, type error ja range error vastavalt tüübile. Ja neid saab siis ka ise juurde teha, kui väga on. Ja välja näeb siis see try catch, täitsa nagu tavaline try, mis iganes koodi te tahate proovida käivitada, catch ehk püüa kinni mingisugune viga ja lõpuks siis finally, mis siis alati lõpus tööle pannakse. Siiamaani meil ei ole seda try catch'i vaja olnud, aga juba järgmises lõigus kuskil või jupis, kui me hakkame rääkima promise'itest ja async tööst, siis seal juba tuleb try catch läbivalt kasutusele. Ja nüüd, kui me hakkame jõudma sinnamaale, et saaks hakata juba tegelikult päriselt koodi kirjutama ja üsna lähedal on see hetk, siis nüüd peame hakkama rääkima ka moodulitest ja kuidas siis oma koodi päriselt kirjutada. Ehk esimese hooga, ja me räägime siin sellel kursusel, vähemalt alguses, pikalt sellest, et kõik meie asjad töötavad brauseris ja sellest, kuidas see JavaScript brauseris töötab. Olemas on kõigesed node'id ja kõik muud asjad, ehk kus siis ta ei ole mitte brauseripõhine, vaid on selline serveripõhine JavaScript. Aga see on siis nüüd eraldi osa pärast seda, kui me oleme frontendi raamistikega mingil määral ühele poole saanud, ehk siis Vue'd ja Reacti vaadanud. Ja nüüd selleks, et brauseritesse koodi kirjutada, siis lõpuks on meil vaja ikkagi seda koodi ju suuremas koguses kirjutada ja seda koodi kuidagi mingitesse teekidesse laiali paigutada ja mingit süsteemi tekitada. Me ei saa lõpuks seda kirjutada kõike nagu ühtlasesse lõpmatusse tapeeti, et nii ta ei ole nagu hallatav. Ja siin on nüüd ajaloos olnud hunnik erinevaid lähenemisi, mida siis need brauserid ja see JavaScript nendes brauserites on siis nagu teinud. Ja need osaliselt veel siiamaani töötavad, aga lõpuks siis 2015 umbes tuli siis süsteemi ülene või JavaScripti standard selle jaoks, ehk siis mingisugused mooduli nimelised asjad ja mis siis nüüd on kõikide brauserite poolt toetatud, nõudist toetatud ja seda kõik nüüd siis teevad. Varasemalt oli meil siis igasugused AMD-d ja UMD-d ja mis igasugusest muud nagu veel mõni versioon on ju. Ja siin on palju tegelikult siis keerulisi küsimusi, et kui te oma koodi kokku kompileerite ja teil on ka nagu suured mingid valmisteegid võib-olla kirjutatud, enda jaoks mingid universaalsed, siis näiteks tahetakse teha niisugust asja, mille nimi on tree shaking ehk visata koodist välja, kui te selle oma asja kõik nagu kokku panete ja serverisse saadate, et visata koodist välja näiteks need funktsioonid, mida tarvis ei ole. Et kui neid saab kuidagi analüüsida ja öelda, et neid mitte keegi kunagi välja siin ei kutsu ja neid ei kasutata, siis milleks neid serverisse asjatult kopeerida ja veel hullem, kõvaketta nagu väga palju ei maksa. Aga miks seda koodi saata siis üle interneti brauserisse ja brauserisse JavaScripti laadida, kui seda keegi kunagi tegelikult seal ei kasuta. Ja see kõik on siis niisugune keeruline süsteem siis kokku ehitatud, mis siis nende moodulite erinevate laadimisvahendite otsas siis nagu töötab, kuidas seda kõike nagu kokku panna. Ja tänapäeval meie ise, osad teegid on veel ka nendes vanades asjades, aga meie ise kirjutame ja kõik uuemad süsteemid kasutavad siis need puhtaid JavaScripti mooduleid. Ja mida siis see moodul teeb meile? Kuidas see nüüd siis välja näeb? Ehk siis kõigepealt te peate siis ühes failis ütlema, et meie ekspordime mingisuguse funktsiooni. Ehk siis export keyword tuleb siis asjale juurde, mis ütleb, et see funktsioon, say hi, on siis nüüd kuskilt moodulist, mille nimi on ka siis siin sayhi.js, on sellest välja eksporditud. Ehk ta on siis võimalik kuskilt mujalt importida ja mingis teises kohas saab siis öelda,
et palun mulle impordi see funktsioon sayHi sellest moodulist ja te saate seda siin nüüd kasutama hakata. Ja ehk siis moodulid saavad ka üksteist laadida ja kõike muud taolist ja saab neid funktsioone kokku kombineerida ja igasuguseid huvitavaid nagu efekte sellega saavutada. Ja üks eripära, mis nüüd siis koos moodulitega tuli, on siis see, et moodulid on alati strict mode'is. Väike paus korraks. Ehk siis moodulid on alati strict mode'is, mis on nagu tore. Ja igal moodulil on oma skoop ehk kõik, mis toimub mooduli sees, jääb sinna mooduli sisse. Ja mida see skoop siin tegelikult tähendab, on see, et see mooduli kood ka reaalselt käivitatakse. Ehk siin justkui ei oleks nagu mingit koodi, mida käivitada, aga kui te siia lõppu näiteks kirjutaksite ühe mingi alerti või konsoole loog, siis see ikkagi päriselt pannakse tööle. Reaalselt alguses see moodul ülevalt alla läheb nagu tööle. Ja ekspordid siis genereeritakse ja siis seda ühte eksporti jagatakse siis kõikide importerite vahel. Ja mooduli sees siis this ei viita mitte millegile. Ehk on undefined. Ja nüüd moodulite eksportimine. Alguses on see selline sirgjoonene, lihtsalt see keyword export. Aga siis saab sellega natukene detailsemaks minna. Ehk saab öelda export, ükstaskõik siis klassi funktsiooni mingi muutuja kohta. Ja saab ka öelda export default. Saab üksikut eksporti teha, ehk siis ütelda, et mul juba mingi funktsioon X on olemas, aga saan öelda, et export X as Y. Ehk stand-alone selles suhtes, et kirjutada lihtsalt ühe reana selle mooduli lõppu ja funktsioonid ise ei pruugi nagu eksporti defineerida. Ja saab re-eksportida, ehk saab ütelda, et kuskilt teisest moodulist võta mingi asi X, nimet ümber Y-X ja siis ekspordi see. Saab ka öelda export tärn, ehk siis ekspordime kõik asjad, aga see ei re-ekspordi siis defaulti. Ja lõpuks saab ka siis selle defaulti ära eksportida. Ehk see default siis tähendab sellist asja, et kui te impordite ja ei ütle, mida te impordite päris täpselt, siis te saategi selle ühe ja ainukese default asja, mida sealt teiselt poolt siis välja eksporditakse. Ja teiselt poolt siis tuleb sellele vastu import. Ka impordil saab öelda, et nimetame nüüd mingi asja ümber, import X kuskilt moodulist, mis nimega teda iganes sealt eksporditakse, aga nimetame teda siinpool ümber Y-X. Siis saame default export teha, ehk import X from module. Siin see nimi on siis suvaline, ehk ta tegelikult võtab selle defaulti. Ja import default as X, siin siis saab ka selle ümber nimetada from module. Ja impordi kõik asjad, import tärn, as object from module, siis meil tegelikult tekib siis selle objekt nimetusega või mingi muutuja nimi siia, selle nimetusega eraldi nagu nimeruum, ehk me saame siis objekt.x, objekt. mis iganes asjad sealt teiselt poolt on siis eksporditud. Ja võime ka siis teha näiteks niisugust asja, et lihtsalt import module, mis siis paneb tema koodi tööle, nagu kõik ülejäänud impordibki, aga me otseselt ühtegi muutujat või ühtegi funktsiooni sealt endale üle ei too. Ja nüüd moodulid, alguses me kirjutame neid käsitsi, ei kasuta mingisugust nagu pildimise mehhanismi ehk webpacki või mõnda muud taolist. Ja kui me need käsitsi siis külge võtame enda oma koodis kuskil brauserisse, siis vahe nii-öelda tavalise JavaScriptiga, kui tavaline JavaScript deklareeritakse HTML-is selliselt, siis moodulite puhul tuleb siis seda teha tüpe module property'ga. Ja kui vaja on, siis saab ka seda moodulit importida dünaamiliselt. Ehk siis koodis, et mingisugusel hetkel koodis otsustada, et me nüüd selle asja impordime, kui meil tarvis on, ja enne, kui mul tarvis ei ole, võib-olla mingit koodi osa mul nagu ei käivitatagi, siis ka seda importi ei toimi. Ja see on siis selline dünaamiline import ja see siis tagastab promise, me kohe järgmiseks jõuame sinna, mis asjad on promised ja mille juures siis kasutatakse keyword'i await ehk siis sarnane sellega, mida ma olen harjunud nägema C-Sharpis.
ja võiti ja sync lahendused. Siin siis sama, import hakkab kuskilt seda faili alles sisse lugema, kas netist või kuskilt mujalt, kust iganes ta tuleb. Ja selle koha peal saab JavaScriptile öelda, et alright, tee midagi muud nii kaua edasi, kuni see import saab valmis ja kui ta valmis saanud, lase siis selle koha pealt siit tööd jätkata ja siis me saame need funktsioonid siit kätte. Ehk meie siis oma koodi kirjutame siis tegelikult valdavalt kõik moodulites.